Kliimamuutuse kriitilisust ja selle tagajärgi teadvustatakse üha enam, mistõttu on aina rohkem ka neid, kes otsustavad enda õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Maailmas on praeguseks algatatud üle 2200 kliimakohtuasja 44 riigis. Kliimakaebusi on kahte tüüpi. Ühed on sellised, kus kohtuasjades leiavad kaebajad, et nende koduriikide plaanid kasvuhoonegaaside vähendamiseks pole piisavad ega võimalda kaitsta nende põhiõigusi, sealhulgas õigust elu, tervise ja kodude kaitsele. Teine tüüp kaebuseid on selliseid, mis puudutavad konkreetsete tegevustele antud lubasid, millel on oluline kliimamõju. Üks tuntumaid kliimakaebusi pärineb Hollandist. Sealne keskkonnaorganisatsioon Urgenda ja 900 Hollandi kodanikku pöördusid valitsuse vastu kohtusse, nõudes, et Hollandi valitsus vähendaks CO2 heitkoguseid plaanitud 20% asemel 25%. See kohtuasi kestis 7 aastat ning selle tulemusena kohustas riigi kõrgeim kohus esmakordselt maailmas valitsust heitkoguseid vähendama plaanitust rohkem. Sellest kohtuasjast sai pretsedent. Näide teist tüüpi kliimakaebusest on meil võtta Eestist. See puudutab riigiettevõtte Eesti Energia plaani rajada Ida-Virumaale uus põlevkiviõli tootmise tehas. Kohtuasi algas 2020. aasta kevadel, kui noored Eesti kliimaaktivistid ühendusest Fridays for Future esitasid kohtule kaebuse, millega taotletakse Eesti Energia põlevkiviõli tehasele välja antud ehitusloa tühistamist. Kohtuasi on praegu pooleli. Keskkonnaõiguse kaudu saab kaitsta keskkonda kahjude eest nii, et see oleks elamiskõlbulik ka tulevastele põlvedele. Seda saab teha näiteks luues tugevaid seadusi, rääkides kaasa keskkonnaotsuste tegemisel või kui muud võimalused on otsas, siis kahju tegijaid kohtu kaudu korrale kutsuda. Mis on kliimakaebused ja milliseid kaebuseid ning lahendeid on kohtutesse jõudnud nii Eestis kui teistes riikides? Miks neid esitatakse ja mis kasu sellest kõigest on? Otsi vastuseid neile ja teistele keskkonnaõiguse küsimustele Keskkonnaõiguse Keskuse kodulehelt.